Suvisel ajal ohustavad meie lemmikuid puugihammustused, rästikuhammustused, kuumarabandus ja siniveetikamürgistus. Kui leiate oma lemmikult kinnitunud puugi, siis tasub see esmajoones eemaldada. Selleks kasutada puugikonksu või spetsiaalseid eemaldustange ja mitte teha seda palja käega. Enne eemaldamist ei tasu puuki kokku teha õli ega ühegi teise ainega ning ka pärast puugi eemaldamist ei tasu hammustuskohta töödelda, vaid kõige parem on jälgida hammustuskohta mõne päeva jooksul, et sinna ei tekiks nahapõletikku ja kui nahapõletik on tekkinud, siis pöörduda oma loomaarsti poole, kes määrab vastava ravi. Suvisel ajal on koertel levinud probleemiks rästikuhammustused. Enamasti hammustavad rästikud koera peapiirkonda, jalgade vahele ja sikäppadele. Rästikuhammustuse korral tuleks kindlasti pöörduda loomakliinikusse, kuna seisund võib muutuda eluohtlikuks. Loomad on rästikumürgile erineva vastuvõtlikkusega. Eriti ohustatud on noored ja vanad loomad ning mõne eelneva haigusega loomad, näiteks südamehaiged ja teatud maksahaigustega loomad. Rästikuhammustus on alati väga valus ning loom vajab valuvastast ning toetavat ravi oma seisundi paranemiseni. Tüüpiliseks suviseks probleemiks koertel on kuumarabandus. Kuumarabandus võib tabandada kõiki koeri, kuid eriti vastuvõtlikud on sellele väga noored ja vanad koerad, teenistuskoerad, ülekaalulised koerad, väga paksu karvaga koerad ning mõne eelneva haigusega loomad, näiteks südamehaiged. Kuumarabandus tähendab seda, et looma kehatemperatuur on tõusnud kõvasti üle normi ning ei lange normaalsel kiirusel. Loom on sealjuures kas üleerutunud või apaatne, ta võib olla teadvuse kaotanud või segaduses ning ta lõõtsutab tugevalt. Kui te märkate, et teie koeral on kuumarabandus, siis tuleks talle pakkuda kiiresti juua jahedat vett, viia ta jahedasse ning esimesel võimalusel viia arsti juurde. Koerad on väga tundlikud sinivetikatoksiinidele. Kui te teate või kahtlustate, et teie koer on käinud ujumas veekogus, kus vohavad sinivetikad, siis tasuks ta esimesel võimalusel šampooni ja veega ära pesta ning kui on muutused tema käitumises, pöörduda kohe ka loomaarsti poole.